Algab siis matk Teleki-Tatsini. Siin ees on Wolfi Rancho. Üks mees kunagi siin elas ammu, rohkem kui sajand tagasi. Ja selles mõttes vedas, et kuna siin pargis on teetööd, siis pühapäevast neljapäevani peab kella 7 õhtul pargist lahkuma. Täna on laupäev, et täna see reegel ei kehti ja saime siin isegi ka parkimiskoha. Väljas on 37 kraadi. Algab roomamine mäe otsa. Siit ongi valdav teekond on tõusu ja kokku on teekonna pikkus 2,5 kilomeetrit. Kui ma nüüd ei eksi, siis peaks minema rada seal ees olevast Slick Rocki nõlva pidi üles, seal kus on näha sellised väiksed kuplikesed üleval, seal siis peakski nende all vahel kõrval asetsema Teleki-Tatsi. Tee on tehtud siin nii heaks, et võib kiirmarsse korraldada. Varem oli siin ikkagi kruusane ja astangutega. Nüüd on selliseks, ma ei tea, kruusa ja mingi betooni segu valatud, aga õhtused vähemasti silmaga vaadates värvid tunduvad väga pastellselt kirkad. Ta algab siis kõige suurem tõus mööda Slick Rocki ja see on ilma vähimagi varjuta. See on mingi rahvaste palverännak. All säravad autod parklas. Haruldane vaikus hetk. Kuidagi rahvast on vähemaks jäänud. Ja temperatuur on ka paranenud, et see alguse lämmatav 37, tunde järgi pakuks juba, et vaadata alla 30, see on muidugi kindlasti petlik. Kõvasti joome, hoiame tempot hästi mahedana, tagasihoidlikuna, ühtlasena, üles minnes täistallal astumine, mitte päkatõuge, sellepärast et see venitab, pingutab, et oleks hästi ratsionaalne ökonoomne minek. Kui ilus Slick Rocki väli. Nüüd on asi ainult vormistamise küsimus. Oleme tulnud tervelt 45 minutit. Aga see on ka ülirahulik tempo olnud. Ülirahulik. Selleks ei ole vist kunagi äkki nii värskelt see üles jõudnudki. Tsipa on ikka veel vaja vormistada, tuli välja. Aga mitte palju. No nüüd tuleb küll lõppvormistus. All on ilusasti voolitud liivakivi kuplid. Siin vongerdab veel päris palju. I'm sorry, it's close. Algul mõtlesime, et tuleme hommikul, aga siis mõtlesin, et oot, hommikul on ju päike tagant ja siis ei oleks saanud seda värvilisena, vaid oleksime saanud must-valge, õigemini musta kontuuri. Tuleb nüüd vaadata, kui palju siin pildistamise võimalust on. Varsti ajaaken sulgub, sest langeb peale
vari päikesest, mis kukub nüüd sinna kivi taha ja seal paremal siis on näha inimesed ootamas seda päikese langemist. Nii, saime ka pildi ära teha. Ega siin pidi kõvasti vahele ronima ja siin on nüüd näha, mis toimub. Järjekord ja inimesed ronivad alla ja tehakse siit ja sealt seda pilti ja vari tuleb väga lähedale. Varsti on see lõbu läbi. Aga nüüd vaatame ka seda, mis on Delikitaatsi nii-öelda selle kausi taga. Ja kausi taga on veel sellised kaarjad, paksud seinad. Seal on mina. Nüüd teeme 180 kraadi pöörde ja seal on veel näha suured seinad, püstlaudis seinad ja seal siis Delikitaatsi. See on nüüd otse Delikitaatsi tagune. Seal all on näha mingi kuivanud jõesäng. No see on nüüd päris hullu maja, mis siin toimub. See oleks nagu nõukogude ajal jagataks defitsiiti. Inimesed on järjekorda võtnud ja muidu ronivad sinna alla. Kui siit vaatad, siis tundub, et jube, et kukub teisele poole alla. Tegelikult sealt läheb veel selline täitsa talutav nõlv. Nii, ja siin ees on siis Super Bowl ehk suur baul ja taga siis taamal läigivad autod. No ja siin siis oodatakse, et see päike ära läheks ükskord, et siis saaks pimesi tagasi koperdada. No vaadake seda hullu maja, ma pakun, et siin võib olla üks 400-500 inimest küll koos. Sest musti inimesi istub veel siin tagapool, vaatavad nagu mingit tasuta etendust. 50 minutit olime seal koha peal ja nüüd tagasi minek. See on nüüd see suund, kus Haatš asub. Selle taga asub parkla. Ja nüüd on veel siit Slick Rocki mööda laskumist ilusalt vaikselt. Temperatuur ütleks niiviisi, et on 28, aga lõdvalt võib olla ka 30, aga igal juhul on üüratult mõnus. Muidugi veidi higiseks võtab. Õhtuvalgus hakkab ära kaduma, pimedaks läheb, aga ometi tuleb vastu inimesi, kes sinna lähevad, ei saa aru, mida nad seal küll veel nii hilisel ajal otsivad, teevad ju pimeda kätte.